Olen siis arhitekt tõesti ja töötan teist aastat Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsis ja varem, kui nägin ruumi loomist projekteerijate poolt, siis nüüd näen seda ka tellija poolt. Ja pilt on muutunud oluliselt komplekssemaks. Et see ökosüsteem, mis minu ees on avanenud, on äärmiselt aukartust äratav, aga kuigi mitte alati täiuslik. Ja eks sellepärast olengi aga mina täna teie ees, et tänasel koolitusel on tegelikult oluliselt suurem mõju ruumiloome vaates, kui seda oleks ainult ühe maja või ühe ruumi loomisel. Sest et täna me rajame süsteemi ja see hakkab omakorda looma ruumi loomist või ruumi ennast. Et mulle endale meeldib väga mõelda arhitektuurist, et mitte ainult kvantiteehituskunstist, ehk siis selle etümoloogiline alus arhitekt on või ehitusmeister, vaid kui laenata ingliskeelset näidet, siis kui architecture on inglise keeles arhitektuur ja see sõna pooleks lõigata ja need pooled ära vahetada, siis tuleb sellest texture of arhe. Ja siit ma loen välja seda, et see on alustekstuur. See on millegi aluse loomine, süsteemi loomine. Ja seepärast alustamegi kõige algusest. Alustame tellijast. Et kvaliteetse ruumi loomisel on väga oluline tellija roll, see on peaaegu keskne ja kirjeldan mõned RKS-i näidete varal siis parimat praktikat ja sekka tulevikuplaane. Kõigepealt alustame siis tellijast. Osalesin ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise standardi, loisen nimi, aga EVS 915, selle koostamise töögrupis ja kui lubate, siis mõned mõtted sellest dokumendist. EVS on teatavasti, eks ju, vabatahtlik standard, see, kui on soovi, võite sellega tutvuda vähemalt. Aga seal juriidiliselt ju tähendab seda, et hankija, avaliku sektori hankija on tellija sellest hetkeks, kui ta on sõlminud hankelepingu pakkujaga. Aga ega siis see ei anna nüüd sisulist ülevaadet, et projekteerimise ehitustöö põhimõtted ju ei sõltu sellest, kas tellijaks on era- või avalik sektor. Et ehitistele kehtivad samad loodusseadused. Meie töös kehtib sama terminoloogia. Töökorraldus on sarnane. Ka intellektuaalse töö võtted või siis ehitustöö üldine tehnoloogia on sarnane. Erinevus seisneb tegelikult selle lepinguni jõudmise meetodites, samuti järelevalves ja piirangutes, et erasektorit piirab üldine õigusruum, aga avaliku sektori puhul on meie tegevused või meetodid suures ulatuses ette reglementeeritud ja ette kirjutatud. Näiteks, et kuidas valida projekteerijat, kuidas projektis või ehituses muudatusi läbi viia, kuidas ajagraafiku jäikus või kuidas ajagraafikuga käsitleda. Need on avaliku sektoris oluliselt teise rolliga või teisel meetoditel saavutatav. Siis üks mõisteline korreksus ka või korraldus ka veel, et kasutatakse mõisteid projekteerimise nagu analoogiga või projekteerimise kõrval ka kui ehituskonsultatsioon. Et see tuleb ka EVS 932 ehitusprojekti standardi kontekstist. Ja see loogika on selles, et ehitusprojekti koostamine ehk siis projekteerimine on nende ehituskonsultatsiooni teenuste hulgas üks, et ehitus valmiks on neid konsultatsioone võimalik erineval kujul veel olla. Näiteks on igasugu lähteülesannete koostamised, uuringud, auditid, omaniku järelevalved, ekspertiisid. Et see raam või see vihmavargi mõiste on ehituskonsultatsioon ja kui me räägime projekteerimisest või millestki muust, siis see on üks osa sellest. Ja muuhulgas ka näiteks on Eestis loodud EKEL ehk siis ehituskonsultatsiooni ettevõtete liit, mis ka hõlmab ja siis kaasab endaga kõiki selle valdkonnaga seotud sidusorganisatsioone.
Telia vaates on veel üks oluline aspekt, et nimelt kvaliteetse ruumi või selle projekteerimise ja ehituse tellimine on tihtipeale ajatöö. Või tähendab, see tellimine ei ole ajatöö, vaid see projekteerimine on ajatöö. Et mitte niivõrd tükitöö, et see on arhitektid on näiteks sunnitud või on tava, et me hinnastame oma tööd näiteks siis selle ruutmeetri maksumusega suhtes või me hinnastame protsendiga ehitusmaksumusest või millestki muust. Aga reaalsus on see, et ja ka lääne praktika on ikkagi see, ma arvan, et me Eestis jõuame ka lõpuks selleni, et projekteerijad hakkavad hinnastama oma ajakulu. Et see on midagi, mis võib-olla tuleb, aga see on seotud selle projekteerimise ehitustöö või projekteerimistöö hinnastamisega. Samuti tuleb Telia poolt siis ikkagi endale selgeks teha, et igasugune ehitusprojekt on loominguline arendustöö. Sellega seoses tekib sellele tööle intellektuaalomandi kaitse või autoriõigus ja see on midagi, mida tuleb austada ja arvestada. Siis tulen välja tänase esimese sellise väitega. Ma ei ole see tegelikult ei... Nii, kas see küsimus on mulle? Tegelikult ei teata ükski. Ma ei tea, mis see tegi enne või? Ei ole, palun panen ja... Juba käsutasin Igori kahele, ütlesin, ma olen kõike proovinud. Siis ta võttis YouTube lahti ja kõik töötas. Ja siis hakkas see ka tööle. Nii. Mis see asja tööta? Seda ära lahendada. Jersi, kas sa saaksid oma mikrofoni kinni? Jah. Aitäh. Nii, aga jätkan. Ehk tulen siis välja selle ettekande esimese sellise põhjapaneva või enda jaoks tõesti olulise väitega, milleks on see, et siis Telial on ehituse tervikprojektis keskne roll. Väidan seda või praktika pinnalt tuleb seda rõhutada, et parim vorm Telia ja töövõtja koostöö puhul või lepingu läbiviimise käigus on koostöö. Seal järgitakse lisaks seadustele ka head tava. Need pooled Telia ja töövõtja suhtuvad teineteisesse kui võrdväärsetesse partneritesse. Ja mõlema poole huvid on tasakaalustatud arvestatud. Et heaks tavaks ei saa lugeda neilisid hanke tingimusi või lepingusätteid, kus see Telia suhtub töövõtjale kuidagi moodi jõupositsioonilt. Algpraktika on see, kui Telia õigused ja töövõtjal on kohustused, sest enamasti ei vii see heale lõpptulemusele ehk kvaliteetse ruumi tekkimisele. Ja nii korpusega ei ole, siis Telia puuduliku eeltöö või ka see koostöö tulemusel jääb kaotajaks alati Telia. Et selles tervispildis. Ja see sõltumata sellest, milline on see vaidluse või kohtupraktika siis formaalne tulemus. Väga oluline mõiste, et kesksel kohal on Telia ja tema tegevuse kvaliteet, et mitte keegi ei projekteeri, ehitaja, ehitusmaterjalide tootja või järelevalve, mitte keegi ei vastuta selle lõpptulemuse osas. Telia on see, kes pärast seal hakkab selles hoones olema, seda ruumi kasutama. Ja sellepärast on iseenesest nagu mõistetav, et tal peab olema huvi selle oma töö kvaliteedi osas. Projekteerimise ja ehitamise hankimisel on teatavad iseärasused. Ja esimene selleks on see, et reeglina on selles valdkonnas väga suur annusmääramatust. Ja see tuleneb tegelikult projekteerimise kui tegevuse olemusest, sest loomingulise tööna kavandatakse
mingi unikaalne ruum. No, sellest määramatusest tulenevalt tuleb sellesse nagu teadlikult suhtuda ja no ilmselgelt siis on üks võimalus arvestada ette mingi reserviga, mingi reservfondiga, ehk siis täiendava aja ja rahakuluga. See on selle projekteerimiste olemusest tulenevalt pea paratamatu, aga see sõltub suurel määral selle eeltöö mahust ja kvaliteedist. Ehk projekteerijate seas on natuke selline küüniline võib-olla kõnekäänd töötellija materjalist. Ehk siis ehitis või ruum projekteeritakse alati lähtuvalt tellija soovidest ja vajadusest ja funktsionaalsusest. Ja projekteerija eeldab, et see tellija on teadlik oma soovides ja ta on nagu projekteerimise hankelepingu käigus võimeline täitma siis oma tellija rolli ja ülesandeid partnerina. Ja siis on oluline veel aspekt selles, et kui on tegemist näiteks rekonstrueerimisega, ehk siis mingi olemasoleva keskkonna arendamisega, parandamisega, siis see määramatus on tegelikult veel suurem ja projekteerimise ja ehitustöö puhul peab arvestama veel lisaks aja ja rahalise vahendite reserviga. Ilmselt olete kõik kokku puutunud kas isiklikus vaates või tellides vanade hoonetega ja teate, et üllatus ei hüüa tulles. Et tihti on seal ehituse käigus tuleneb väga suuri mõjutavaid tegureid, mis võivad muuta kogu ehituse käiku. Ja seal standardikomitees alguses mõtlesime, kuidas seda kirjeldada sellist tellija rolli selliste algsektori hangete puhul ja siis sai välja mõeldud, et võiks kujutada püramiidina, et rõhutada selle tellija kesksust selles kõiges protsessis, ehk siis tellija selle püramiidi alumine kiht, see kõige laiem baas, tema keskne roll siis ehituse projekti kavandamises tervikuna ja muu hulgas siis ka selle eeltöö, selle lähte ülesande koostamisel. Ja kõik ülejäänud projektiga kaasnevad siis osapooled ja etapid kasvavad selle peale ja tegelikult projekteerimine lähtub tellijast, kuid ta ei muuda enam seda lähteülesannet ja ehitustegevus lähtub projektist ja viib ellu selle tellija soovi. Et me võime seda püramiidi keerata teistpidi, mulle iseenesest meeldib isegi seda mõelda teistpidi, ehk siis see eeltöö või lähteülesanne, see tellija sisend on selle püramiidi teravik, ehk siis kogu järgnev protsess seisab selle pisikese kolmnurga otsa peal. Nende kulud või see aeg või see raha summa, mis sinna ressurss pannakse, võib olla tegelikult ülejäänud protsessi suhtes väike, aga need otsused, mis siis tehakse, mõjutavad edasist selliselt, et hiljem näiteks juba palju märksa keerulisem seda protsessi kuidagimoodi muuta, seda ehituses. Näiteks tulevad mingisugused tellija uued soovid ja me hakkame neid lisaski arvestama ja muutma ja ehitama, siis selle ilmselgelt on see kulukas nii aja kui rahalises mõttes. Ja seetõttu me RKS-is teadvustame eeltöö olulisust suurel määral ja oleme seda sisse kirjutanud siis erinevatesse oma tööprotsessidesse. Eeltöö on alati aluseks õnnestunud arendusprojektile. See on kõige kriitilisem osa ja ütleks nii, et see eeltöö tegelikult, seda saab mõõta, seda tulemust, eeltöö täpsust või seda kvaliteeti ja see tegelikult saab mõõta sellest, kui vaadata algset plaani ja siis valmis tulemust ja kui palju siis see lõpptulemus on muutunud see esialgsest soovidest. Ja ma väidan, et põhjaliku ja piisava eeltöö puhul
on see protsess märksa sujuvam ja see lõpptulemus saavutatakse kiiremini, väiksema vahenditega ja ta on nagu selle eeltöö moodi. Et noh, see RKS-i lähteülesande protsessi näite ma küll toon see ekraanile, aga ma ei kavatse seda detailides lahti minna. Põhiline sõnum võib-olla on see, et see on äärmiselt keerukas masinavärk, et see on kindlasti üks võimalik viis, kuidas seda teha, aga hea tahtmise puhul on seda võimalik erinevalt teha. Aga sellel siiski on protsessil on mingisugused osad, et kui RKS on tellija rollis, siis tegelikult kõik algab sellest, et tuleb selline kliendi soov või kliendi päring. See tuleb vormistada võimalikult täpseks lähteülesandeks, näiteks siis juhtimiskavadesse või siis RES-i, riigieelarve strateegiasse, et otsuseid vastu võtta, prioriteete panna. Ja kuna nende projektide kogused on suured, sadades, siis mõistlik on see eeltöö siiski nagu kuidagi jagada. Kõik soovid, kõik algselt plaanitud projektid ei jõua lõplike ministeeriumi prioriteetide hulka. Ja sellepärast olengi mõelnud, et see esimene ots, kus pannakse tegelikult suhteliselt suure pintsliga paika, siis see täpsusaste, see puudutab projekti eelarvet ja ajakava ja näiteks see täpsusaste on circa 30%. Seal on oluline arvestada veel projekti enda riskianalüüsi, aga siis on üks punkt, mida siin slaidil näete, on see hoone turvaklassi määramine. Ja see on midagi, mida mina olen alles hiljuti hakanud endale teadvustama, et turvaklass seostub meile pigem mingisuguse erihoonetega, kus on ilmselgelt siis mingid turvanõuded või erilised turvanõuded ja siis nendest lähtuvalt tuleb seda hoonet kavandada. Aga tegelikkuses avaliku sektori hooned, avalikud objektid on kõik turvaklassiga hooned, lihtsalt see mõnel on see turvaklass nõrgem kui teine. Koolidel tuleks turvaklassi läbi mõelda, ministeeriumi hoonetel, büroonetel selles mõttes laiemalt. Ja see turvaklass määrab huvitaval kombel päris olulisel määral, mis suunas see projekt hakkab liikuma. Millised nõuded ruumidele tulevad, millised on nõuded sellele asukohale. Me eeldame näiteks, et alguses ei ole asukohta valitud. Millised on see asendiplaani nõuded. Ühesõnaga, see on oluline selles päris esialgses etapis ka läbi mõelda. Ja siis projekti algatamisel, kui on mõistlik koguda kokku siis kogu lähteinfo, mis on juba tehtud. Et see on selline esmane eeltöö. Ja võiks kuidagi kui visualiseerida veel neid etappe, veel puuste punasemaks seda teha, et siis lühikest või väikest eeltööd, ma kujutan ette, et see on võimalik teha mingite remonttööde või mingite parandustööde puhul, kus see objekt ei ole liiga vana. Meil on umbes teada, mis on need tingimused. Näiteks on meil ka ruumimudel, timmudel ja see hõlbustab seda hoone siis mingi parandustööde tellimist. Ja teine võimalus, kus siis see eeltööd saab või see eeltöö on lühem või väiksem, on tegelikult sellised standardsed objektid, mingid tüüpsed lahendused, mida juba on tellitud või näiteks see on mingisugune programm, mis on juba kestnud pikemalt, olgu see kas või ma ei tea, PPA komandode programm riigi kinnisvaras, üks suurtest programmidest. Et seal tõesti see eeltöö on varem ära tehtud ja see ei oma nii suurt rolli. Aga tegelikult kõik ülejäänud objektid on mittestandardsed
ja nad eeldavad siis pikka eeltööprojekti, eeltööfaasi ja projekteerimise faasi. Et noh, mäletate seda püramiidi on ju. See on see, kuidas seda kujutada. Aga eeltööd ei ole võimalik nagu alatähtsustada. No, kui me oleme selle esmase eeltöö või lähteülesande saanud teada, siis niisuguse väga suure protsendiga täpsusastmega selle tulevase investeeringu eelarve ja ajakava. Ja see nii-öelda investeering on siis näiteks kinnitatud prioriteetidena ja tuleb see nii-öelda reaalse tööna lauale, siis tegelikult järgneb selline märksa täpsem lähteülesande koostamise protsess. Ma tõin siia välja sellise suure teksti välja, aga pööraks tähelepanu punastele kastidele, et nüüd tulevad sisse nii-öelda see asukoha analüüsi punktid ja hoone analüüsi punktid ja ma isegi ütleks, et kui sellise lähteülesande koostamise käigus võib ilmneda mingisuguseid fakte või teemasid, millega näiteks see asukoht peab muutma. Et see ei ole üldse midagi erakordset. Kliendil on esialgne soov ja nägemus, aga kui nüüd võtab ette ja tükkideks nii-öelda see asukoht, siis võib siin olla mingisuguseid füüsilisi või sotsiaalseid turva või mida iganes funktsionaalseid põhjuseid, milleks see lihtsalt asukoht peab muutma. Ja samamoodi hooneanalüüs, et seda kõike, mida on võimalik analüüsida, ei ole võimalik üles kirjutada. Aga eks seda tuleb iga objekti puhul case by case hinnata. Aga see on nii-öelda see tegelik lähteülesanne, mis eelneb projekteerimisele. Et siin me räägime võib-olla abstraktsemalt hoonetest, aga me ka tegelikult võime juba sisse tuua sellised ruumikontseptsiooni punktid, funktsionaalsed skeemid ja iganes. Ja suures laanes võikski seda lähteülesannet, seda suurt lähteülesannet jagada siis kolmeks. Et esiteks on need, mis kaardistamist nõuavad või mida saab üles kirjutada, on kliendi vajadused. Teiseks on ruumiprogramm ja kolmas on funktsionaalne plaan. Ja vajadused tähendab siis selliselt kliendilt tuleb sisend ja see nõuab tegelikult kliendilt niisugust sisulist kaasatöötamist, sest see puudutab tegelikult pikaajalisi arendusplaane. Kui hakata tegelema lähteülesandega ja näiteks seal ei ole ka isegi detailplaneeringut vaja teha, siis ikkagi see hoone saab valmis 3-5 aasta pärast, mis tähendab seda, et lähteülesanne peab käsitlema organisatsiooni tulevikku vähemalt 10 aastat ette. On vaja mõelda selle tulevikuprotsessidele ja ülesannetele. Siis teise, ütleme, need kliendi vajadused, mis on enamasti kas siis teksti või tabeli kujul, neid tuleb süstematiseerida ja selleks sobib ka ruumiprogramm, ehk siis esmased soovid, olgu need töötajate arv või ruumide loetelu. Need saab kirjutada nii-öelda tabelisse, see on see kommunikatsioonivahend, millega projekteerija ka töötab. Ja sealt me saame täpsemalt pinnavajadused ja saame arvutada juurde näiteks tehnopindade suuruse. Ja kolmas, mida saaks selle lähteülesandega teha, mis oleks projekteerijale hea sisend, on selline funktsionaalne skeem. See on esmane visualiseering. Ma näitan paari sellist skeemi. Üks on sellest enne mainitud PPA komando ja ühishoonete programmist, mis on nüüd kestnud juba aastaid ja hetkes on ka päris mitu objekti töös. Siis funktsionaalne skeem näeb midagi sellist välja, et ta ei ole selline liiga täpne, ta on pigem selle hoone võimalik asukoht ja mingisugused põhilised
teemad, mida tuleb arvestada. Ja samamoodi saab seda hoone enda korruse plaani kirjeldada väga abstraktselt, olgu siis kas ruumigruppidena või siin antud juhul on siis värvidega eristatud või grupid on siis mingid sarnased funktsioonid on ühte kohta toodud, näidata enam-vähem sisenemissuunad või siis ka siin vasakul pool näete on selline mahuline skeem, mis siis konkreetsel juhul ta näitas seda, et kuhu suunas see asi laiem. Et eeltööst edasi minek, enne ma mainisin, et projekteerimise valdkonnas on suur osa sellist määramatust ja tegelikult see eeltöö püüab seda määramatust vähendada. Ja kui me lähme eeltööst edasi, siis edasi on loogiline on siis järgmise projekteerimise etapp ja siin on mõned mõisted, mis tänapäeval on tõusnud oluliseks teemadeks. Ma käin meil korraks neid üle. Esiteks on üks mõiste, mida te täna olete juba kuulnud, on eluringi teema ehk siis ehituse vaatepunktist. Kui teil aega on huvi, siis võite vaadata e-ehituse platvormis. On selle kohta ka palju täpsemalt ja huvitavamad mingid esitlused. Aga sealt osundades siis ehitava objekti puhul tuleb arvestada ehitise eluringi kogu tema siis nagu kasutustsükli vältel. See sisaldab tegelikult siis planeerimist, tellija positsiooni sellest, projekteerimist, ehitamist ja siis ka hoone ekspluatatsiooni osas selle korrashoidu. Ja hiljem siis võime selle eluringi loogilise lõpuni jõuda, et siis kas tema ümberehitust mingiks kohandamiseks millekski või siis lammutamiseks. Et see ehitusprotsess ja ehitatud objekt peavad olema pikemas vaates jätkusuutlikud. See tähendab siis mitte ainult füüsilises mõttes jätkusuutlikud, aga ka moraalses, finantsilises ja muus mõttes. Palju hooneid, mida me peame näiteks RKS-is muutma või kohandama tänapäevasteks vajaduseks, ei ole mitte füüsiliselt vananenud. Nad on füüsiliselt korras, täiesti kasutatavad, aga nad on moraalselt vananenud. See kasutusotstarve on muutunud, loogika on muutunud. Näiteks kohtuhooned, hiljuti siin oli Tartu Kalevi tänava 1 kohtuhoone, selle rekonstrueerimisprojekti alguseks tuli teha lähteülesanne ja seal oli sisend see, et kohtu tegemine, kohtutöö on muutunud sellisel kujul, et ei ole otstarbekas selles ruumi konfiguratsioonis seda enam jätkata. Ehk siis tegemist on ringmajandusega. Ja rõhutan veel kord, et kvaliteet on see oluline asi, millele hoida silma. See tagab selle jätkusuutlikkuse ja pikemaajalise kasutamise. Ja nüüd me võiksimegi siis läbi mängida, et meil on see eeltöö tehtud, meil on kogutud suurepärane lähteülesanne. See on saanud rahastuse mõttes aktsepti. Ja nüüd on küsimus, et kuidas me siis selle lahenduseni täpsemalt jõuame ja kõige tavalisemad on siis projekteerimishange või siis ka ideekonkurss. Et projekteerimishanke puhul me oma peas juba vähemalt loen siit alati, et see on kvaliteedipõhine projekteerimishange, siis mitte ainult, et seal ei ole üks hindamiskriteerium või komponent, vaid neid on rohkem. Või siis ideekonkurss ja ma natuke lipsan üle. Paari slaidist. See projekteerimise kvaliteethange, see on nagu nii, et projekteerimisvaldkonnas me oleme seda osutanud või sellele probleemile aastaid, kui mitte aastakümneid seoses riigihangete seaduse tulemisega sellest alates.
et see loogika on ju tegelikult selline, et riigi seisukohast ei ole oluline mitte see kõige odavam pakkumus, vaid meid huvitab kõige odavam maksumus. Kui me hangime kõige odavama projekteerija, siis see ei anna meile kindluse, et tema töö tulemusel saame me kõige odavama ekspluatatsioonis kõige parema hoole. Seepärast tuleb hinnata lisaks selle konkreetsele hinnapakkumisele ka tema pädevust. Ja see on lihtsamast lihtsam. See tuleb selles mõttes lihtsalt ongi raske nagu seda põhjendada, kuna see minu jaoks on iseenesest mõistetav. Et küsimus on lihtsalt see, et millised on need hindamiskriteeriumid, millised on need kriteeriumid, millega me seda projekteerija kvaliteeti hindame. Et üks, mis on, ütleme, kvalifitseerimisprotsessi käigus võib-olla see kvalifikatsioon on isegi see latt, kus ta sinna saab oma pakkumust esitada. Aga me saame hinnata kogemust. Me saame hinnata tema näiteks kas tal on nagu õnnestunud objekte, mis on pälvinud lausa avalikkuse tähelepanu või isegi lausa preemiaid on selle eest saanud. Me saame hinnata seda, kuidas ta oma töökorraldust ette kavatseb või töökorraldust kavatseb planeerida, ehk siis töökorralduskava, millised osapoolid ta kaasab, millised on tema kvaliteedinõuded, mis iganes sinna töökorralduskavasse saab küsida. Samuti me oleme RKS-is, kuna meil on nõude, et kõik projekteerimine toimuma mudelprojekteerimisega, siis me oleme asunud küsima ka sellist kontrollmudelit, see on nagu hästi lihtsustatud, see on nagu üks post, üks näiteks kraanikauss, üks mingi toru, aga et läbi selle näha, kuidas on see mudel üles ehitatud. Et selline kontrollmudel. Ja hinnata saab ka tegelikult ka mingisugust, ma ei ütleks, et see on kavand, sest et me hangetel ei ole viisakas küsida eskiisi, kuna see on konkreetne töö juba, vaid et mingid kontseptuaalset kuvandit või mis näitaks, et projekteerija on kohal, ta on selle lähteülesandega tutvunud ja ta teab, mida ta pakub. Et võib-olla see töökorralduskava on miski, mis on nagu praktikas oleks kõige võib-olla efektiivsem viis, et siin on veel hindamiskriteeriumid, aga vabandust, lükkan üle, aga töökorralduskava, see on selline uus mõiste, aga tegelikult siis on selline ütleme nii, nagu motivatsioonikiri või kirjeldus plaanitavast tööst, mitte seletuskiri, aga ütleme näiteks mingi piiratud mahus, olgu ta siis A4 või A3 formaadis. Ja üldiselt on hea tava küsida suunatud küsimusi sellelt projekteerijalt või kes selle hankes siis osaleb. Ehk siis mitte küsida, et kui hea te olete, vaid et küsida näiteks, siin on toodud ühe hanke puhul väljavõtte, kuidas te mõtlete kasutada näiteks tüüpprojekti erinevates asukohades. Millised on projekteerimise ajakava etapid? Ehk siis, mida täpsemad on need küsimused, siis sellega me juhime ka ju projekteerija või selle pakkuja tähelepanu mingitele olulistele elementidele ja me võib-olla isegi eeldame, et äkki ta suudab läbi selle oma pakkumuse teha täpsema ja hinnata, kas ta on üldse nagu võimeline seda läbi viima. Ja teine, ütleme nii, on lisaks nüüd tavapärastele projekteerimishangetele kordan üle ka siis alati selle teise võimaluse, kuidas kvaliteeti või ruumi tellimisel kvaliteeti tellida, on ID-konkurss. See
mõiste on jälle hankeseadusest tulnud, arhitektid ja projekteerijad on harjunud pigem mõistega arhitektuurivõistlus, millel on juba pea 100-aastane ajalugu ja arhitektuurivõistlus korraldatakse siis nii-öelda parima lahenduse saamiseks. Ja üldiselt siis kas arhitektuuri või ruumilise planeerimise või siis arhitektuuri, maastikuarhitektuuri valdkonnas. Eesti Arhitektide Liit on teinud võistluse juhendi, mis on nagu hea tava kirjeldus. Esimene versioon ilmus 32. aastal, praegu kehtiv on 2013. aasta, eks me uuendame seda ka. Aga kummalisel kombel on, kui te juhtumisi satub teile see kätte, siis see vana ehituskäsiraamat, milline imeilus eesti keel on vanasti ja üllatus, need põhimõtted siiamaani täpselt saavad, et tervistav seda lugeda. Aga millal seda ideekonkurssi korraldada? Et üldiselt korraldatakse võistlus ennekõike juhul, kui siis kuskil linnaehituslikult keskses asukohas või suure avaliku huviga ehitise puhul, kus on see kommunikatsioon oluline ja kus on oluline, et oleks kaalutud otsus, et saaks kaaluda mitme erineva lahendusega ja valida nendest kõige parem. Võistluse ajaline kestus täiesti nullist võib arvestada circa 6 kuud. Kui eeltöö on põhjalikumalt tehtud, on see lühem. Ja eelarve, ütleme, võistluse puhul tuleks siis arvestada ka rahalise väljaminekuga. Põhiline osa on preemiafond, lisaks siis ka muidugi lähteülesanne koostamine, korraldus ja žüriitasu. Ja see preemiafond on selline, et ma tegin siia sellise skeemi, mis käsitleb 45 või kuskil circa 50 arhitektuurivõistluse preemiafondi suurust ja näiteks, kui siis arvutada, et preemiafond eurot ruutmeetri kohta, kui näiteks on hoonetega tegemist, siis ega siin liiga suurt niisugust loogikat me ei ole veel leidnud, aga ma arvan, et kui ma neid siin sisestan järjest rohkem, siis ma juba suudan üks hetk tekitada sellise võrdlise seostuse või siis ma saan teile täpsemalt öelda, aga üldjuhul on need preemiafonde, vaadatakse analoogobjektide puhul ja preemiafondi mõte on siis motiveerida osalema ja preemiafondi ei saa käsitleda seda, et leping on nii-öelda preemiaks, kuna teinekord ideekonkurssi ja ehituse või projekteerimise vahele võib jääda vägagi pikk aeg ja sellisel juhul ei ole selle ideekonkurssi osalejal niisugust kindlust, et ta seda võib-olla saab üldse kunagi teha ja puudub ka siis motivatsioon selle. See on vast siis projekteerimise hanke ideekonkurssi suurim erinevus. Ja Riigi Kinnisvaraga me oleme neid avalikke hooneid läbi ideekonkursside tellinud. Minu arust on need üldjuhul ikkagi väga õnnestunud. Ja võib-olla lõpetuseks ma tulengi siis ühe sellise hea või minu arust esindusliku ja kvaliteetse näite, mis on siis see, et Haridus- ja Teadusministeerium viinud läbi siis riigigümnaasiumite programmi, millest siin tabelis näete, et ristikesega on tähistatud need, millel on korraldatud siis avalikud arhitektuurivõistlused. Viimane, mis valmis siiani sügisel läks käiku, oli siis Saaremaa gümnaasium, kus tehti siis avalik arhitektuurivõistlus, võitis karisma arhitektide kavand. See oli eeleskiis, loomulikult järgnes sellele siis väljakuulutamiste läbirääkimiste projekteerimise hange, nad hakkasid seda projekteerima, tegid eskiisi täpsustuse, tegid eelprojekti, põhiprojekti, toimus ehitushange, ehitajatega koostöös tehti tööprojekt ja see hoone valmis. Ja ei ole kahjuks siin, ma proovisin nende kodulehekülje pealt kuidagi moodi linkida siia filmi, aga kui te lähete arhitekti kodulehekülje peale, siis on selline meeleolukas väike film jookseb seal taga. Ja
sellise ruumi loomisel on oluline roll olnud kõigil osapooltel. Väga palju on panustanud siia selle hoone uus direktor, kes on valitud õnneks enne, kui see hoone valmis sai. Samamoodi kõik osapooled, ka ehitaja. Ja üks, mis eraldi nõuaks võib-olla rõhutamist, on see, et hoone ehitushange ja tema sisustus ehk sisustushange on kaks eraldi protsessi. Ehitaja üldjuhul ehitajahankes on siis näiteks kui on mingisugused sisseehitatud köögid või mingid suuremad sisseehitatud mööbel, aga kõik, mida saab käsitleda nüüd ostumööblina, olgu see siis lauad, toolid, kapid, lahtine mööbel või siis ka mingi erimööbel, see tellitakse sisustushankega. Sisustushanke puhul tuleb samamoodi väga täpselt kirjeldada seda soovitud lahendust, ikkagi minna millimeetri täpsusega, sest ainult nii on võimalik kvaliteeti tellida. Ja siis ka kontrollida, kui need pakkumised tulevad, pakkujaid, mis on nende taust, kas nad on võimelised seda tegema ja hiljem siis, kui see ka need mööbel saabub, teha talle vastavuskontroll. Ja ainult selliselt mina arvan, et on võimalik kvaliteeti saavutada sellise pideva protsessina. Ning lõpetuseks, kui mitte vähem tähtsana, soovin siis veel mainida kunstikonkurssi, et avalikel hoonetel on kunstiteoste tellimise seaduse järgi kohustus siis 1% ehitustööde ja projekteerimisteenuste maksumusest siis anda kunstile ja ka Saaremaal toimus siis kunstikonkurss. Antud juhul oli see kunstiobjekti maksumus 65 000 eurot. Tänaseks hetkeks on see ülempiiri tõusnud. Oli 33 kavandit ja konkurss kestis 4 kuud ja kunstiteose teostamiseks jäi 6 kuud. Ja võitis siis Margus Tammiku Eeva Hundi fotokollaaž, mis otsustati trükkida sellisele pindkilele, õieti ei oskagi öelda, pindmaterjal, mis on tõmmatud, tagant värvitud ja ilmestab siis selle Saaremaa gümnaasiumi foajeed. Ja lõpetuseks on mul 2 slaidi. Esimene kirjeldab seda, et Vabariigi Valitsus kinnitas siis eelmisel aastal riigi kinnisvara vabatahtlikuks keskseks hankijaks kinnisvara arendus- ja korrashoiu valdkonna riigihangeteks. Et see võimaldab siis ka RKS-i kompetentsi kasutada teistel avaliku sektori hankijatel, mitte ainult ministeeriumitel, aga näiteks ka siis omavalitsustel või ametitel. Ja see on seotud tegelikult 2 teenuse valdkonnaga. Üks on nendest korrashoiuteenused ja teine on arendusteenused. Ja kui ma praegu rääkisin pigem arendusteenustest, ehk siis projekteerimise, ehitustegevuse, omanikujärelevalve ja kunstiteosed, siis sama oluline hoonete korrashoid, et oleks teadlikult need hooned hallatud, tehnohooldus tehtud, heakord ja kõik muu. Ja päris viimane slaid siis tänase esitluse lõpetuseks, et kui mõelda mingeid praktilisi nõuandeid selle kvaliteetse ruumi tellimisel, siis tellija rollil selles on mitu korda korratud põhjalik eeltöö. Kui ma ainult oskaks öelda, mitu eurot hoiab kokku iga eeltöösse paigutatud euro päris ehituses, siis oleks hea, aga siin on omavahel otsene suhe. Ja kui tellijaks on avalik sektor, siis kvaliteetse ruumi saamisel või saavutamisel, selle kvaliteedi saavutamisel on võtmeks siis hangete kvaliteedi nõudmine. Ehk siis kvaliteethanked, kvaliteedipõhised hanked või ideekonkurss. Ja teiseks panen hingele teile, et ruumilised otsused on strateegilised. Tähendab see seda, et
et need on pikaajalise mõjuga, mõjutavad inimesi, mõjutavad nende turvalisust ja ohutust ja kasutusmugavust. Ja seetõttu on oluline ehitusvaldkonna professionaalide kaasamine ehitushangete projekteerimiste läbiviimisel. Iseäranis projekteerimise ja ehituskonstruktsiooni teenuste korraldamisel. Et seal on spetsiifilised erialased teadmised ja mille eiramine või ära unustamine ei luba meil saavutada seda kvaliteeti. Aga tänan teile tähelepanu eest ja ootan küsimusi. Aitäh! Aitäh, Kalle! See oli väga praktiline loeng ja ma arvan, et siin on väga palju inimesi, kes tegelevad sarnaste asjadega võib-olla vaiksemas skaalas.